Tere kõigile, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 128. saade, sedapuhku pisut lühendatud kujul. Vaatame üle, mis oli lõppenud nädala kõige olulisemad uudised. CNN teatab Islamabadis toimunud kõrgetasemelistest kõnelustest, mille eesmärk oli Iraani ümbritsevate pingete maandamine ning kus osalesid Egiptuse, Türgi, Saudi Araabia ja Pakistani välisministrid. Pakistani kirjeldatakse kui peamist vahendajat, kellel on kanalid nii Washingtoni kui ka Teherani ning väidetavalt on ta edastanud Iraanile USA koostatud 15-punktilise rahulepingu. Kohtumine pälvis tähelepanu ka pärast seda, kui Pakistani välisminister enne kõnelusi libastus ja kukkus läbi. Iraanil õnnestus kahjustada Iisraelis Haifas asuvat naftatöötlemistehast. New York Times teatab, et USA sõjavägi kasutas Iraani vastase sõja esimese 24 tunni jooksul esimest korda Lockheed Martini toodetud täppisraketi PRSM. Analüüsi kohaselt oli üks rünnakutest suunatud Lamerdi linnakooli ja spordihalli vastu, tappes 21 inimest ja vigastas umbes 100 inimest. Rünnak Lamerdis toimus vaid mõni tund pärast Minabi tütarlaste kooli rünnakut, milles hukkus üle 100 lapse. Hotell, kus majutatakse Põhja-Iraagi Sulaimaniyahis sihikule võetud USA vägesid. Vene-Tšetšeenia lahinguüksused on väidetavalt teatanud, et nad lähetatakse Iraani, et võidelda Iraani vägede kõrval, kui USA alustab maaväe sissetungi. Seda väitis ka Iraani riigimeedia. Hiina hoiatab, et Liibanonist ei tohi saada uus Gaza sektor. Ta mõistab hukka Iisraeli rünnakut, milles on hukkunud üle 1200 inimese ning nõuab viivitamatut ja täielikku lahkumist. Trump imedemaal. Me hävitasime Iraani mereväe ja õhuväe. Oma tavapärases julgete väidete enesekiituse stiilis kuulutas Donald Trump, et Ühendriigid võidavad rohkem kui kunagi varem. Ning USA saatkond Bagdadis andis just välja hädaolukorra hoiatuse, kutsudes kõiki USA kodanikke üles Iraagist viivitamatult lahkuma. See hoiatab relvastatud rühmituste pealsete rünnakute eest USA sihtmärkide vastu järgmise 24–48 tunni jooksul, teisisõnu siis kas reedel või laupäeval, saade on eetris pühapäeval. Washingtoni Lähis-Ida poliitika on täielikult läbi kukkunud. Tänan kõiki, kes meie saadet vaatasid. Järgmisel nädalal on saade natukene pikem taas, aga vandenõude analüüs, kui selleks läheks veel kütusele normeerima hakatud planeetis hiljemalt aprillist. Seniks aga peame vastu ja kohtume järgmistel kordadel. Nägemist!